No jõu. Ühesõnaga, nagu te kõik teate, siis praegusel äreval koroonaviiruse ajal on kõigil väike paanika, et mis nüüd nagu sama hakkab ja et kõik kohad pannakse kinni ja kes jäävad juba kodusele õppele ja kes, ma ei tea, töötuks ja värki ja ühesõnaga asi hakkab veits nagu ära kiskuma, vaata. Ja siis ühesõnaga alati on ju olla hea valmis, et juhul kui midagi on, siis põhimõtteliselt pakid oma asjad kokku ja lähed minema, vaata. Aga kui varu kiires kisub on ju, siis oleks hea, kui kõik asjad oleks juba kokku pakitud. Kõige hullem stsenaariumi puhul oleks näiteks see, et kui sa elad kuskil Tallinnas kuskil korteris mingi paneelikas näiteks on ju, siis kõige hullem võib-olla on see, et no ma ei tea, mingi imelikul põhjusel kaob veevarustus ära või elekter kaob ära või et siis on nagu täitsa jama, vaata, et siis on see korter on nagu täiesti mõttetu. Ja siis oleks nagu, ma arvan, hea oleks kuskile maale evakueerida, kui sul oleks mingi suvile või tuttavale kellelgi perel, mis iganes on, et siis mine maale, sest kuna maale on kuradi küttev pliit, on ju, puud, särgid, kütteprobleemid saab lahendatud, on ju, süüa saab teha, sooja saab ja kuradi kaevust tuleb vesi, on ju, aga kui lähebki siis nii hulluks ära, et nagu läheb, ma ei tea, mingil põhjusel tuleb malu ruttu sealt kodust nüüd lahkuma sealt oma võrda paneelikast maale vaja minna, siis oleks hea, kui kott läheks juba kokku pakitud, on ju. Ja siis ma mõtlesingi, et ma teeks siis väikse listi, et mida kaasa võtta, kuna kaasa võtta ja kuidas siis toimida üldse. Nii siis alustame siis, ma ei teagi, kus me alustame. Alustame dokumentidest näiteks. Hea oleks, kui oleks pass kaasas. Juhul kui kuskil küsitakse dokumente ja isikut tuvastada, bla, siis pass olla, on ju. Midagi pangakaart. Juhul kui vaja kuskil midagi osta. Sularaha, nii palju kui on jätta, on ju. Targem oleks välja printida, juhul kui, ma ei tea, automaadika ei peaks töötama, on ju, mingil imelikul põhjusel. Ja siis muidugi oleks hea, kui pakiks kõik igasugused ravimid kokku. Tavaline värk, omega-3 kalamaksõli, igapäevas kasutamiseks väga hea. Siis valuvaigist ibumetiin 400, väga hea, sobib. Sedogelat, nii, see on mingi Balderian. Tõmbab võimasemaks, ta pea uni, juhul kui peaks unega probleeme olema. Muidugi hea oleks võtta kaasa ka renni kõrvetiste vastu, juhul kui peaks tekkima. Multivitamiinid, kõige kindla peale minek, vitamiine nagu nii vaja. Ja siis paratsetamool, panaviku alandaja, gripi puhul ka väga hea. Ja siis siin on veel diklofenak seljavalu korral. Väga hea, et oled selja peale, tõmbab soojaks ja võtab valu ära. Ja siin põhjas on mul veel komistaad. See on siis siuke asi, mis tõmbab suu tuimaks, kui peaks mingi viil katkimine või midagi, et kasutan külma puhul väga hea. Ja siis muidugi oleks tark võtta kõik need ravimid ühte kohta panna. No, samal nagu kui lennuki peale lähed, siis viskad kõik vedelikud ühte kohta. Pakid ära mingi koti sisse. Ja kõik sisse, värgid on ju. Üks hea, kui paar tihjagripi veel. Juhul kui, ma ei tea, peaks laiali minema nüüd seal korradi pakid sees, et siis on hea ümber pakkida. Ja siis kõik kokku panna. Ja siis panna endale kotti ilusti ära kindluse kohta, kust vajadusel on koja võtta, mina panen näiteks siia sahtlisse. Ja väga viis. Dokumendid samamoodi panen kohta, kust kergesti kätte saadav. Tegelikult oleks hea, kui paneks dokumendid ka veel eraldi kilekott samamoodi nagu nende ravimitega oli. Juhul kui peaks mingi vihmane ilm, siis ei saa veekahjustusi niivõrd kõvasti. Ja siis taaskord kotti ära panna ilusti kindlasse kohta, kust tead, kust võtta. Ja siis järgmisena, mis oleks tähtis, oleks muidugi toiduveevarud. Lapik pudel poolene, pool liitrit, väga hea.
teises vormis pudel, Coca-Cola pudel, ka pooleli mesi, liiter vett, ühel inimesel käib täitsa. Söögiriistad, lusikas, kahvlid, konservi avaja, metallpott, kui on vaja lõkke peal soojendada, väga hea. Nagu näha, vetsupaber on ju, seda saab kasutada väga hästi tule alustamiseks, mis on ideaalne on ju. Seoses tulega veel Sipo Vents, Sipo ise, erinevad tikud, tulemasinad, särgid, värgid, et väga hea, käivad asja juurde. Siis toidust veel metallpott tule peale panna, nagu ennist rääkisin. Anum siis, kus seda oma puljongit süüa või oma teed, kohvi juua. Laustav kohv, väga hea, sajad vee keema, potis lõkke peal, läheb ideaalne. Teed nuudleid või teed kohvi, perfect, no problem. Küünal, no ma ei tea, iseenesest ju võiks olla kõigis omast nutitelefoni, särgid, värgid on ju. Kiirriis, samamoodi potis saab keeta, kui vaja. Väike manš, oleks hea, kui mingi šokolaadid oleks, mingi sneakersi batoonid, siuksed särgid, värgid, et seal on nagu siis korda palju süsivesikuid teemasid, saab hea kalori kätte ilusti ja magus teeb üldse tuju paremaks. Ma ei tea, pangime need kokku siis ja vaatame edasi, kuidas asi välja näeb. Toiduainetest siis nii palju, et nuudid, kõik mingi kohvid, värgid, särgid panime siia, kilekotti on ju. Ja nüüd selle koti ma siis mahutan kõige suuremasse sahtlisse, kõige põhja. Ja nii ongi, vahelduse sätin teda, et võimalik kompaktne oleks. Aga samamoodi kahvlid, lusikad, servi avaja. Kõik ühte kohta panna. Mingi korda väike kott, kilekott natuke halb, ja ma kahveli luba eeldavasti surub välja sealt on ju. Ja mis muidugi kindlasti esmatähtsa asi veel kahvlite nugade juures on kindlasti ka taskunuga. Suge Swiss knife teema, mis on need see komplektis vaata, et siin on kõik mingi korgi avajad ja kõik noad ja kõik võttud kruvi keerad. Seda ma peaks tegelikult isegi lihtsalt taskusse enda, et läks hea võtta. Ja aga teine variant on siis siuke teistsuguse süsteemiga väike taskunuga, et see siis tegelikult see peaks mingi lamp ka olema, aga see on vist tühi on ju pirma ära vahetada. Ühesõnaga edasi lämme siis hügieenitarvete juurde, et samamoodi võimalik kompaktselt seep näiteks, miks mitte šampoon ega mingi vedelvärk, seepärast, et kotiseta katki minna tavaliselt juhtub nii mullud kuskil, mis iganes, kõik kott laiali šampooni, mingit kasutegurit ei ole. Hambapasta elementaarne, hambahari, hügieenipulk ja nustikuna väga hea, kompaktne variant, köögi matšalka ja ilusti asja ära, no problem. Ja siis muidugi tähtis on igasugused taskulambid on ju, akupangad näiteks, nii palju kui võimalik, kõik täislaadida. Lisapatareid, igasugused USB-laadijad, otsad, värgid, särgid igale telefonile, mis vaja on. Patareid raadio näiteks, koos muidugi paari varu patareiga. Et juhul kui kõik sidevahendid peaks maha minema, siis raadio on ikka see, mis nagu tavaliselt säilib. Tõmbad lihtsalt antenni püsti ja tavaliselt kui tekivad mingid sõjaolukordade midagi, siis raadio sida proovitatakse taastada ja siis öeldakse, et kus evakuatsioonikohad ja värgid särgid, et kindlasti tähtis asi, mida vaja. Siia see kilekotti siis panin kõik potid, kausi, tulemasina, vetsupabereid, teibi, küünla ja ongi kõik. Ja jäänud on siis veel magamiskott või tekk, juhul kui vaja. Kell telk, ma ei tea, midagi telk üle elavad ka kaasa. Telgid tänapäeval väga kompaktsed.
soojad riided vastavalt ilmastikule. Ja juhul, kui on vaja kaarte mängida ja lihtsalt meelelahutus, siis võiks olemas olla. Ja siin on siis asjad, mis võiks jääda käe ulatusse, juhul kui minek on. Pudel vett põue, akupank taskusse, vaja minemad kaablid taskusse, tulemasin, dokument, pangakaart, väike manš, taskunoad, kirjutusvahendid, tikud ja vist ongi kõik. Selline näeb siis see kott välja, mida võtta kaasa, juhul kui läheb kiireks, viskad selga ja